Läheme siis sellega edasi, mu esimene info teile on see, et ma nüüd räägin teile, kogeme ja siis ma niimoodi lõpus, tänase kohtumise lõpus, loosi abil tõmban välja inimesed, kes teevad 15-minutilise kokkuvõtte täna kuuldust, nähtust ja põimuvad sellega oma isikliku kogemusega. Jah. Tundub see teile tore, mõistlik? Olge head, märgake praegu seda iseenda juures, et mis kehas toimub. Kas kuskil on tekkinud värin, surin, äkki pinge? Teadvustage endale, millised mõtted on peas. Võib-olla see, et oh jess, lõpuks ometi ma saan rääkida täna, et ei pea ainult kuulaja rollis olema. Võib-olla on see mõte, et selge, siis ma tean, mis kellest ma siit lahkun. Võib-olla hoopis mingi muu mõte. Ja, aga lihtsalt teadvustage, et selline mõte. Ja vaadake, kas te saate näpu peale ka sellele tundele, sellele emotsioonile, mis hetkel sees on. Võib-olla see on elevus, võib-olla see on ärevus hoopis. Võib-olla see on midagi muud. Ja lihtsalt selleks, et saaks rahulikuma südamega edasi minna, ütlen väga selgelt välja, et see on eksperiment. Teil ei teki seda ülesannet tänasel kohtumisel. Ja ma näen, et vähemasti 2 inimest on selle üle rõõmsad. Et see on see, mis meiega toimub. Ja ma natukene jagan teiega ka ekraani, et näidata, kuidas see meiega toimub. See on see, mis meiega toimub, et kui tekib mingi stressor, mingi olukord, mis meid kuidagi mõjutab või meid puudutab, siis meie keha reageerib ja reageerib väga kiiresti. Peas hakkavad mõtted virvarrina jooksma, kerkib emotsioon ja ühest küljest emotsioon annab ainest mõtetele ja teisest küljest mõtted aitavad emotsioonil ka nii-öelda jõudu juurde saada. Ehk siis see on see, mida ma saan ise enda juures märgata ja see on see eneseteadlikkus. Et ma märkan ja tean, mis minuga toimub. Et kui te mõtlete, et kui palju eestlased üldse emotsioonide nimetusi teavad, võite julgelt öelda. Et see on vist nii, eks ju, et hästi läheb ja halvasti läheb ja normaalselt läheb. Et iseenesest on ju eesti keeles umbes 300 emotsiooni väljendavat sõna, aga igapäevaselt me võib-olla ei ole nii aktiivselt neid kasutama. Mis tähendab ka seda, et meie lapsed ei pruugi neid sõnu aktiivselt osata samamoodi kasutada ja see on üsna loogiline. Ka mõtteid on peas väga palju. Öeldakse, et kuskil 60 000 mõtet ööpäevas. Üsna palju ja enamik neist on korduvad. Need samad, me ei mõtle väga midagi väga uut välja. Ja meie keha on selline hea emotsiooniradar, mis annab endast märku. Ja kohati mulle tundub, et tänases ühiskonnas me inimesena oleme muutunud selliseks nii-öelda peajalgseks, jah? Et nagu lapsed lasteaias joonistavad, et selline suur pea ja siis väiksed jalad ja väiksed käed. Aga proportsionaalselt oleme me loodud natuke teistmoodi, et väike pea ja täitsa proportsionaalselt suurem keha. Aga et kuidagi on see keha jäänud niimoodi taha laperdama, et me märkame seda pigem siis, kui kuskilt midagi valutab või kuskilt midagi ei tööta. Ja oskame seda vähem täna kasutada selleks, et märgata, mis minuga toimub. Ja nii juhtubki, et kui me ennast ei märka ja ennast ei teadvusta, siis me tõstame häält sellepärast, et keegi tegi midagi või jättis tegemata. Mõni punane mänguauto käib vastu teise lapse, ma ei tea, kätt või pead sellepärast, et tema ei andnud seda. Ja.
Teismelisel on halvad hinded sellepärast, et õpetaja õpetab liiga halvasti ja nii edasi ja nii edasi. Kui ma märkan seda, mis minu sees toimub, siis ma tegelikult saan hakata seda olukorda kuidagi suunama ja ise teadlikult valida endale selle käitumise, otsustada, et mida ma siis teen või mida ma siis tegemata jätan. Ükskord tuli minu juurde üks gümnasist ja ütles, et ta see matemaatikaõpetaja nagu üldse ei õpeta, täiesti mõttetu õpetaja. Ja kui me siis hakkasime arutama ja uurima, et kuidas see siis niimoodi on juhtunud, et tal on nagu niisugune õpetaja, kes nagu üldse mitte midagi ei õpeta, siis üsna kiiresti jõudis ta ise aru saamale, et ta tegelikult juba mitu kuud on otsustanud, et ta ei saa seal aines mitte midagi aru ja ta tegelikult juba mitu kuud sellest hetkest, nagu ta sinna pinki on istunud, ei ole tegelikult üldse matemaatikaga tegelenud. Ta pole isegi kuulanud, mida õpetaja on rääkinud ja on üsna loogiline, et ei saa sellest ainest aru. Ja nüüd, kui ta hakkas märkama seda, mis temaga toimub, siis tegelikult tekkis see võimekus muutuda, teha mingi muutus olukorda. Nii. Ehk siis see enese juhtimine või eneseteadlikkus ongi see, et ma märkan seda, mis minuga toimub ja sellest tulenevalt kasvab mul võimekus teha teadlikke otsuseid enda elus. Kas teil on praegu mõni mõte, mida te tahate jagada? Või küsida midagi? Aga siis ma pakun teile välja teha ühe niisuguse mõnusa stopp-harjutuse, sest et tõsi, ma võin ju märgata, eks ju, et mu keha on väga ärev, mu mõtted jooksevad nii kiiresti, et ma ei saa ka aru, mis praegu toimub ja ma võin märgata seda, et see emotsioon on nii keeruline ja raske tunda, et ma ei taha seda üldse tunda. Aga mis siis? Mul ongi nii halb olla. Ükskõik kui vana ma olen, eks ju, et ma ikkagi ei oska midagi peale hakata. Ja mind on hästi aidanud vaikuseminute hetkeharjutus just nendel hetkedel, kui on niisugune tunne, et jõuetus on peal ja oskus midagi mõistlikult teha on täiesti kadunud. Ja sellel sõnal hetk on hea toetav mõju, mis aitab mul ka meeles pidada, et mis see harjutus siis on, mida ma parasjagu teha tahan. Ja seal on see, et hash kui hingamine. Ehk see, et ma olen kontaktis oma hingamisega ja teen täiesti teadlikult sügava sisse ja välja hingamise. Sest vaadake, kui inimesel emotsioon kerkib, muutub intensiivseks, siis tõenäoliselt olete pannud tähele, et see hingamine muutub ka selliseks kiireks, on ju, süda hakkab tegema tõk-tõk-tõk-tõk. Või siis see, et jääb hingamine üldse korraks kinni, on see või kinni, et korraks nagu unustan üldse hingata. Et see toimub füsioloogiliselt ühtepidi, aga see toimub ka teistpidi, et kui ma teadlikult proovin hingata väga sügavalt sisse ja välja, siis see aitab mu meelel pisut rahuneda. Ehk elumärgid. See on see, mida ma tunnen oma kehas, need päris füüsilised aistingud. Te võite korraks panna käed niimoodi, nagu hoiaks palli käte vahel. Proovige. Ja siis tehke üks niisugune mõnus kõva paks. Ja tunnete peopesad, et on need elumärgid. See on see koht, kus peopesad surisevad ja annavad endast märku. Need on päris tugevad elumärgid, aga et kui me märkame oma keha, siis me märkame ka seda, et seal on neid elumärke erinevaid. See võib olla mingi värelus või liikumine, sooja külmatunne, mis iganes. Tee nagu toetuspunktid. See on see, kuhu mu keha hetkel toetub. No mina näiteks praegu istun. Ma eeldan, et enamik teist ehk ka. Ehk siis see, kuidas mu jalad toetuvad vastu maad, see, kuidas mu istmik või selg toetub toolile, ja võib-olla käed põlvedele või üksteise vastu. Mõnikord võib-olla hoian kuskilt kinni kõvasti. Et ma tunnen seda füüsilist kokkupuutepunkti, seda, et mu päriselt praegu näiteks, kui ma siin näitan, et peopesad on üksteise vastas
ja seda survet ja seda kohta, mis on koos, isegi sellist väikest vaakumit, mis siin tekib, eks. Ja ka on kohalolu, see on see, mis tekib sellest, kui ma korraks lõpetan ära selle peas virvarritsemise ja tulen päriselt kontakti sellega, mis hetkel on. Nii et proovime korraks, igaüks saab proovida, et kui tunned ennast seal, kus iganes sa oled praegu mugavalt, võid silmadki kinni panna. Ja lihtsalt lubada endale täiesti teadlikult sellised mõned sügavad sisse- ja välja hingamised. Tõmbad mõnusalt sisse ja hingad välja. Võid hingata läbi nina sisse, läbi suu välja. Sisse hingates hingaks justkui maailma kõige mõnusamat, kõige meeldivamat aroomi endale ja välja hingates puhud seda pikalt ja rahulikult välja oma hingeõhku. Ja on see, et sa tunnetad teid elu märkama kehas. Märka, mis sa oma kehas hetkel tunned. Võib-olla on keha kuskilt väsinud, pinges. Võib-olla märkad, et kas sul on soe või külm. Või on mõnes piirkonnas jahe ja mõnes soe. Märkad midagi muus hetkel oma kehas, lihtsalt teadvusta ja vaata, kas sa saad teadvusta niimoodi, et sa ei anna hinnangut, et see on hea või halb, et meeldib või meeldib. Lihtsalt märkad. Ja taustaks ikka see sügav mõnus sisse ja välja hingamine. Ja vii siis oma tähelepanu nendele toetuspunktidele, kuhu su keha hetkel toetub. Võib-olla su jalad allad kuskile, istmik, selg, käed. Võib-olla oled sa pikali. Lihtsalt teadvusta seda keha kokkupuudet selle pinnaga ja sellest tekkivaid selliseid kehalisi aistinguid. Ka on see kohalolu, mis sul tekib, et kui sa nüüd veel teed viimast korda niimoodi teadlikult sügavalt hingates, hingad välja, siis sa võid ka, kui on silmad suletud olnud, avada vaikselt oma silmad ja lihtsalt märgata, et mis on see, kuidas ma ennast hetkel tunnen. Kas mu peas on pigem palju mõtteid või vähe mõtteid? Mis on see, mis minuga hetkel toimub? No nii. Andke käega märku, et siin all on selline üks naeratav nägu, seal on reaktsioonid. Kui te sinna peale vajutate, siis teeks nii, et need, kellele kuidagi sobis praegu see väike paus iseendale, et need panevad pöidla püsti ja need, kellele oli see kuidagi väga võõras või mitte sobiv, need plaksutavad. See on plaksutamise märk seal võimalik valida, jah. Aitäh teile reageerimast. Ja võibki olla see, et see mingil hetkel ongi võõras või ebameeldiv või kuidagi just sellesse hetkel mitte sobituv ja võib-olla see, et see on mõnus pausi koht. Kas keegi teist tahab ka jagada kogemust või oma mõtteid praegu selle lühikese harjutusega seonduvalt? Olete täitsa teretulnud neid jagama. Vaikus eetris, jah. Isegi ühistranspordis saab mõnusalt teha ja imeline on ju. Vaikselt kaasa teha. Aitäh, Sirli, jagamast. See on muideks hea harjutus, mida mina ühel hetkel väga sageli hommikuti oma auto juures õues harrastasin. See oli see periood, kus mul mõlemad lapsed käisid lasteaias ja muidu oli kuidagi lasteaias selline traditsioon, et ei võeta kaasa mänguasju. Aga järsku oli mingi periood, kus justkui igaüks võis midagi kaasa võtta ja minu ühesõnaga lapsed erinevatest rühmadest võisid iga hommiku midagi kaasa vedada.
Ja kuidagi hakkas nii olema, et neil ununesid need asjad siis maha, ühel või teisel. Ja mida siis teha? Ma ka siis ikkagi siukse nagu päris lapsevanemana kolistasin kõik ämbrid läbi. Esimene mõte, mis mul oli see, et ma neid küll järgi ei saada, siis läheb nii kaua aega, et ma lähen ise ruttu, küsin, mis sa tahad, kus see asub ja tõin. Ja päris hästi toimis, sest sai ruttu toodud ja asja siis ka. Kuniks me siis ühel hetkel olime juba poolel teel lasteaeda, kui mu tütar avastas, et tal mingi nuku jäi koju, mis ta tahtis tegelikult kaasa võtta ja ta oli harjunud, et kui tal jääb koju, siis emme jookseb, eks ju. Naksti toob ära ja tagasi. Aga võt mul ei olnud plaanis poole tee pealt tagasi sõita ja see lõppes sellega, et mu laps oli tõesti segaduses, mis jama see on ju, ja väljendas seda haledalt nuttes ja minu peale solvunud olles, et ma ei lähe tema asjale järgi. Siis ma sain aru, et see ei ole nagu perspektiivikas lahendus. Mõtlesin, et okei, mingu ise jätavad maha, lähevad, toovad ise, aga toogu ruttu. No see lõppes ka üsna kähku ära sellepärast, et ühel hetkel, kui ma ootasin jälle oma last, kes oli läinud hästi ruttu asja tooma ja ei jõudnud enam oodata, läksin järgi ja avastasin seda, et ta oli siis unustanud ennast mängima enda teiste asjadega. Ja vaatas mind suurte silmadega, et mis sul viga, et ups, unustasin. No sellest hetkest lõppes see lahendus ka ära, ma sain aru, et see ei toimi. Nüüd ma mõtlesin, et üks korralik lapsevanem on ikkagi nagu karm, on ju. No vähemasti pahandab, ütleb, et see ei sobi ja nii ei tehta ja bla, 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 kõike muud. See lõppes veel kiiremini ära, sest et ma sain aru, et endal on nagu jube kehva tunne pärast ja lastel pole ka üldse tore olla, et see nagu ei vii ka sihile. Ja siis, kui ma jällegi ühel hommikul nõutult ootasin seal auto juures, kuni mu laps läks jälle oma neid asju tooma, mis tal maas oli, siis ma tegin jälle seda hingamise harjutust ja võt siis nagu voilà, tekkis mul mõte. Nagu täitsa ei tea kust, on ju. Ja mõte oli see, et tegelikult üks teadlik lapsevanem vaatab nagu õhtul need asjad lastega koos valmis ja paneb need välisukse kõrvale, et oleks võimalikult lühike maa järgi minna. Ja teate, paar korda õhtut oli vaja panna ja varsti neil polnudki neid asju enam vaja, sest see hommikune trill-trall lõppes ära. Ja mis selle näite võib-olla kõige olulisem mõte minu jaoks ongi see, et me tegelikult sageli ei vajagi seda, et lastes toimuks muutus. Või me vajame ise selles pingelises hetkes seda teadlikkust, seda kohalolu, et valida ise käitumine, et valida ise oma reaktsioon selline, mis toetaks seda last selles olukorras. Sest et ka see, eks ju, miks need enesejuhtimisoskused täna nii olulised on või miks sellest nii palju räägitakse, on võib-olla see, et tänastele lastevanematele ei ole neid teadlikult õpetatud ja enesejuhtimise võimekuse või enesejuhtimise oskuse kasv ju tulebki sellest, et me kõigepealt lihtsalt näeme, kuidas täiskasvanud meie ümber toimetavad ja teevad ja teeme samamoodi. Tõsi, mitte nii hästi välja arenenud verbaalse võimekusega, eks siis lapsed kasutavad rohkem, mida väiksemad lapsed, seda rohkem oma keha enda väljendamiseks. Aga sellegipoolest, et see on see, kuidas me õpime kõige esimesena. Läbi selle, et me näeme, et täiskasvanud mingil viisil lahendavad asju või siis jätavad lahendamata. Ja ma tahan siinkohal öelda seda, et väga sageli olen ma kuulnud nagu õpetajatega, vanemate käest seda, et lapsel ei ole probleemi siis, kui laps ei sega vahele, kuulab sõna, austab vanemaid, on ju, et siis on kõik hästi. Tegelikult siis on täiskasvanul hästi. Sest et siis laps teeb seda, mida täiskasvanu ütleb, eks ju. Ja mul täiskasvanu on väga mugav toimetada. Küll aga ei saa me väita kindlalt, et lapsel on kõik hästi, sest võib-olla selle lapse toimetuleku viis ongi see, et ma olen lihtsalt ülitubli. Mida suurem on pinge, seda tugevamaks ja tublimaks ma muutun.
Mul on endal kodus hästi vahva kombo, et üks laps on see, et kui on pinge, siis tema läheb plokki ja trotsi ja temal hakkavad igasugused asjad juhtuma. Ja tema tähelepanu hajub ja tema suhted muutuvad keeruliseks. Ja teine laps, kui temal pinge kasvab, siis tema muutub ülitubliks. No ta on valmis kõik sahtlid siis ära koristama ja toa ära koristama, nii et on aru saada, et kui lapsel on pikalt mõnus olla olnud, et siis see tuba on paras pesa, nagu lastel ikka juhtub, eks ju. Aga et kui see tuba on nüüd väga korras ja kõik need asjad ja kõik käsud ja keelud on punktuaalselt täidetud, et siis tegelikult tema puhul on see märge, et tema seesmine pinge on päris kõrge. Sest see, kuidas meie aju töötab, on ju ka samamoodi, et mulle meeldib hästi see rusikaju. Ma ei saa küsida, et kas te olete seda kuulnud, ma saan küsida küll tegelikult, sest osad saavad mulle vastata, aga ma saan aru, et see ei ole väga suur arv inimesi, kes seda saavad mulle öelda. Seega ma pigem ei küsi praegu, aga et mulle meeldib see aju mudel, nii-öelda see lihtsustatud mudel, see rusikaju. Ehk siis kui see on minu aju, siis siin sees, see pöial, see on see vana aju osa, see on see emotsionaalne aju. No, mis on loomadel ka väga hästi arenenud, see on see, et tuleb mingi stressor, mingi oht ja see aju osa hakkab siin hästi kiiresti tööle. Ja mis siin tööle hakkab see võitle, põgene, tartu. Tahtsin küsida, vaata, et... Vist ei tahtnud meilt küsida. See emotsionaalne aju osa siin hakkab tööle, see on see võitle, põgene, tartu seisund. See on see, et kas ma asun võitlusesse, et ellu jääda, põgenen kiiresti või tardun. Ja inimestena ma kasutame neid reaktsioone. Mitte mõelda iseenda peale, et mis on mulle omane või mis on nendele minu lastele omane või mis on omane nendele õpilastele, kellega ma toimetan. Ja evolutsiooniga on siis peale kasvanud siin veel igasuguseid asju. Ja need pöidlad sümboliseerivad siis seda otsmiku sagarat siin prefrontaalkorteksit, millega me siis mõtleme ja analüüsime, teeme neid mõistlikke otsuseid. Otsustame, et kui on olukord ebameeldiv, et no kuidas me selle siis nagu eesmärgi päraselt lahendame. Ja siis on siukene aeg siin. Ei ole kuskil nagu midagi niimoodi. Jana tahab meiega rääkida, aga ta vist ei taha meiega rääkida. Ja mis siis juhtub, on see, et kui see pinge kasvab ja see emotsionaalne aju hakkab siin kõvasti tööle, siis see mõtlev osa läheb, hüppab pealt ära, eesti keeles öeldakse, katus sõidab. Siit ei hüppa midagi üle ära, aga mis juhtub, on see, et kahe aju osa vaheline kontakt katkeb. Ehk siis info siit mõtlevast ajust pole enam kätte saada ja me lihtsalt reageerime. Ja võime reageerida niimoodi, et teistel on kehva, ehk siis asume võitlusesse, näitame välja, et meile see olukord ei meeldi, aga me võime ka reageerida niimoodi, et teistel on väga mugav, ehk siis me tardume või põgeneme. Ja see on teiste jaoks mugav, sellepärast, et ütlen halvasti, ta midagi vastu ei ütle, see on ju tegelikult tardumine. Mis ei tähenda seda, et see laps või teine inimene väga hästi selle olukorraga toime tuleb. Aga see on tema automaatne reaktsioon sellele. Ehk siis, mida me teha saame, on see, et märgata, kui mul endal või lapsel hakkab see ülemine osa niimoodi lendu minema, jah? Sest vaadake, vanematena, võib-olla õpetajatena vähem, aga ka julgen väita, aga et vanematena võib väga sageli juhtuda niimoodi, et hakkavad omavahel kontakteeruma kaks sellist inimest, jah? Et kõigepealt läheb lapsel ära, emotsioon üles, teeb midagi ja siis läheb vanemal emotsioon üles ja siis vanem kutsub siis korrale ja räägib pikki monolooga, ütleb, kui sa kohe ei hakka, siis sa homme sinna ei lähe ja seda ei tee. Või siis seletab väga pikalt väiksele lapsele, miks ta ei tohti nii teha ja mida ta oleks pidanud tegema. Peale esimest 5 lauset on lapse tähelepanu juba ammu hajunud ja kõik see ülejäänud jutt läheb kuskile mujale. Ja samas, vaadake, kui laps on selles olekus,
ehk siis tema see mõtlev aju praegu ei anna kontakti, siis see on see koht, kus üsna ennast pettev on see olukord, kui ma hakkan lapsele rääkima, mida ta nüüd tegi valesti ja mida ta oleks pidanud teistmoodi tegema, isegi kui ma olen ise väga teadlik sellest, mida ma praegu räägin ja teen. Sest vastuvõtjat ei ole. Ma võin kõike väga õigesti rääkida, ma võin rääkida imeliselt häid asju ja väärtuslikke asju. Aga et kui lapsel ei ole sellel hetkel vastuvõtuvõimet, ta tegeleb tegelikult oma emotsiooniga veel. Siis ongi see, kus öeldakse, et ma olen 100 korda talle rääkinud ja ta ikkagi nagu polekski veel kuulnud. Tõsi, 100 korda küll, aga mitte kordagi siis, kui ta on valmis sind kuulama. Siis on ju kõik hästi, siis me ei räägi parasjagu sellistest asjadest. Teine asi, miks see õppimine nii keeruline on ka tegelikult otseselt ju ajuga seotud. Sest et iga käitumine, mida me teeme, iga tegevus, mida me teeme, emotsioon, mida me tunneme, aktiveerub meie ajus mingi neuronite ühenduse, mingisuguse närvivõrgustiku puntra. Ja kui ma nüüd näiteks teen ühte tegevust väga mitu korda, no oletame, et naeratan, astun ukse sisse ja muidu naeratan. Esialgu teadlikult, lõpuks muutub automatismiks, mis tähendab seda, et iga kord, kui ma jälle naeratan, siis see ühendus jääb natuke lähemale. Lõpuks ta on üsna aktiivne, et ma vajan väga vähe selleks, et see ühendus aktiveeruks. Mis tähendab seda, et ma näen juba kaugelt mõnda toredat inimest, mul on olnud mitu korda temaga hea kontakt ja mul juba läheb suu kõrvuni ja rohkem polegi vaja, ta ei pea mitte midagi tegema. Või vastupidi ka. Teate seda küll, seda teate, et kaugelt tuleb, juba näete, et tuleb ja siis mõtled, et oleks teadnud, oleks teist kaudu läinud. Ta pole ka veel mitte midagi teinud. Tuli ainult sealt kaugelt. Et lastega toimib samamoodi ja noortega nagu täiskasvanutega. Ehk siis neil on ka mingid oma ajuühendused. Ja kui ma koolis sotsiaalpedagoogina töötasin, siis väga sageli mulle ei saadetud niimoodi eksprompt neid lapsi. Aga aeg-ajalt ikkagi juhtus. Ja see oli ikkagi see, kus ma sain kinnitust. Need lapsed, eriti need, keda nagu hea meelega saadetakse või eriti need, keda nagu korduvalt tahetakse saata, need lapsed teavad suurepäraselt, kuidas oleks pidanud käituma. Ja nad saavad suurepäraselt aru, mida nad valesti tegivad. Ja nad tegelikult ei vaja seda, et keegi täiskasvanu veel kord seda sama juttu, mida nad nagunii juba teavad, neile üle räägib. Küsimus on selles, et kas ta selles olekus on valmis, võimeline valima käitumise, mis ei ole see automaatne reaktsioon, juba see võrgus, on see võrgustik aktiivne, eks ju, vaid on mingi reaktsioon, mida ta oma elus pole väga palju rakendanud. Mingi täiesti uus asi. No see piltlikult öeldes võib olla see, et kui on kuskil üks suur võsa ja pikk hein, kuluhein, ja te tahate sinna teerada rajada. Et see on selline töö, mida tuleb hakata tegema selleks, et see närviühendus lahti saaks ja uus hakkaks nii-öelda tekkima. Ehk siis see tähendab ju kordusi, see tähendab abivahendeid, see tähendab teadlikku järjepidevalt tööd. Ja mida noorem või väiksem see laps on, seda vähem on kuidagi loogiline, et ta seda üksinda teeb. Või et ta teeb seda selle peale, et keegi ütleb, et siia on vaja teerada rajada, palun hakka pihta. Sest füüsiliselt me tegelikult ei saadaks ju neid lapsi ja noori sinna rägastikku üksinda. Me läheksime neile kaasa või vähemasti annaksime neile töövahendeid, suunaksime neid väga selgelt töövahendite ja abivahendite juurde. Oleneb vanusest, jah. Ja nende uute oskuste õppimisega on tegelikult täpselt samamoodi. Selleks, et ühte uut oskust omandada, tulebki väga teadlikult otsustada, et miks see mulle oluline on ja omada seda abivahendit, kas teise inimese näol, kas midagi, mis tuletab meelde, kas kedagi, kes mängib minuga seda olukorda läbi, kellega ma saan harjutada koos. Sest enesekohaste oskuste õppija käib sisuliselt samamoodi nagu klaverimänguõpe.
me ei anna inimesele, kes ei ole kunagi muusikakoolis käinud, ette Mozarti mingit sümfooniat on ja ei ütle, et palun, lähed mängi. Ja siis pärast imest, et miks ta ikka veel ei mängi. Et see on see koht, mille peale võib mõelda ja mõelda, et kuidas see seostub minu lapsega, kuidas see seostub nende õpilastega. Ja mis on siis see töövahend, mida ma saan neile tutvustada ja mida ma koos nendega saan rakendada ja kasutada igapäevaselt. Ja ka see, et kuidas me seda oskust saame harjutada turvalises keskkonnas. Sest vaadake, see uue oskuse, enesejuhtimise uue oskuse rakendamist on vaja ikkagi selles olukorras, on ju. Teate ise, et kui meie ümber on meeldivad inimesed, kes teevad häid asju, suhtuvad meisse hästi, siis sellel hetkel on meil endal väga hea valida. Me oleme kõik imelised inimesed. Naeratame ja suhtleme ja oleme siuksed rõõmsad ja aga keeruliseks muutub see, kui meie ümber on inimesed parasjagu väsinud, võib-olla kriitilised, võib-olla väga nõudlikud, võib-olla iseendaga pahuksis. Siis me ei suuda võib-olla enam olla nii naeratavad ja nii sõbralikud ja nii toredad. Ja lastega juhtub see samamoodi. Nemad vajavad ka seda uue oskusõpet siis, kui nemad tahavad, näiteks väiksemad lapsed tahavad praegu midagi, aga ei saa. Suuremad lapsed võib-olla siis, kui samamoodi see emotsioon üle keeb mingil mis iganes põhjusel. Ja täiskasvanud samamoodi, julgen ma väita. Sest meil kõigil on emotsioonid, nad kerkivad ja langevad ja see on täiesti okei, et nad on. Küsimus on see, et kas me selle emotsiooni taustal suudame valida selle käitumise, mis on mind ennast hoidev, aga teisi hoidev ka. Ehk siis, et see ei oleks ei agressiivne, aga see ei oleks ka see alistuv või põgenev. Et kas ma saan teha pausi ja anda teada, kuidas minuga on ja mida mina tegelikult vajan. Et ma ei pea hakkama kritiseerima teist ja tema käitumist ja tema olekut, aga ma ei pea seda ka alla neelama. Vaid ma saan anda teada niimoodi, et teine saab vastu võtta selle, et kuidas minuga on. Kuidas teiega hetkel on? Olete te kaasas? Ja need, kes on kaasas, annavad pöidlaga märku. Üks inimene on kaasas, 2. No ikka tuleb mõni veel. Täitsa tore, aitäh teile. Ma jälle vahepeal kontrollin, kuidas teiega on. Väga põnev, aitäh Maris. Kas hetkel on küsimusi? Võite küsida kohe niimoodi siit või siis kirjutada ka chatti mulle. Ei, vist ei tule, jah? Okei. Ja siis te saategi mõelda, eks ju, et see teine küsimus, mis mul oli, et ja, et aga ole ja täpsusta, et siin tuli üks see, et ongi. See on väga hea küsimus. Ma arvan, et natukene minu järgmine võib-olla mõte, kuhu ma kohe jõuan ja illustreerin ka slaidiga, aitab natukene võib-olla siin kaasa. Ja kui ei aita, siis ole hea, küsi siis, täpsusta veel või küsi veel, et see 2 koolieelset last, kes omavahel kooliealist, vabandust, ja oma füüsiliselt kaklevad. Siis nad õpivad ka, eks ju, kuidagi, et kuidas ma saan siis neid piire paika, et mis on see, kus on see minu piir ja kus sa võid tulla minuni ja kus ma tahan nüüd ise olla. Et see on ka see koht, kus õppida. Ja, et te võite nüüd mõelda selle peale ka, et see küsimus, kuidas teie oma lastele reageerite, kui nad ei ole, kui nad ei tee seda, mis on mõistlik või õige sellel hetkel, jah.
Võite mõelda, et kuidas teie mõtlesite sellel hetkel oma reaktsioonidele ja et kas te olite siis pigem need, kes eeldasid seda, et kuule, et noh, me oleme juba rääkinud, eks ju, et hakka nüüd ükskord oskama. Või te juba linkisite ära, et see oskus ei sünni üleöö, et see on puhas treening. See on nagu kutsika treenimine tegelikult. Et ei ole nii, et näitan koerte kooli, et vaata, seal on koerte kool on ju, ja juba sitsib. Isegi sellest pole kasu, et ühe korra kohale viin on ju. Pean teiega järjepidevalt iga päev treenima. Ja see uue oskuse õppimine ükskõik mis vanuses täpselt nii käibki. Et võite mõelda, et kui te ise võtate mingi väljakutse omale, et hakkan nüüd tegema teistmoodi, ma ei tea. Teen teadveloleku harjutusi iga päev. Siiamaani pole läinud, aga võt tänasest hakkan tegema. Mu kogemus näitab küll seda, et teeme esimese koolituspäeva ära ja teisel koolituspäeval öeldakse, et ups, mul polnud üldse aega. Tegelikult ikka seesama 24 tundi ööpäevas on ju, aga lihtsalt see automatism on nii sees, oma rütm, oma tegemist, oma kohustused ja selle uue asja rakendamine on mugavustsoonist välja. Või siis siin enamasti ma näen, et kiiresti vaadates on naiste rahvas on, et lähen trenni, võtan 5 kilo alla on ju. Siis ma mõtlen, et lähen trenni, aga ei jõua. Võib-olla isegi jõuan selle spordiklubi pileti ära osta, aga trenni ikka veel ei jõua. Mõtlen, et lähen 3 korda nädalas, aga no ühe korra äkki jõuan. Et see on meile endale ka keeruline, lastele samamoodi. Aga mis nagu veel seda laste keerukat käitumist, kuidas seda veel vaadata võib? Ja see on võib-olla see pool, kus minust räägib nagu selline süsteemse lähenemise austaja, et see pereterapeut minust tõstab pead, eks ju, et kuidas võib veel asju vaadata. Ja kas on nii, et see riba, mis te siin praegu näete, on kuidagi tuttav? Ehk siis see ebasobiv käitumine. Jah? Ja enamasti vist need nooled liiguvad ka seda pidi, et me jõuame ühel hetkel selleni, et laps või nooruk käitub kuidagi ebasobivalt või miks mitte ka täiskasvanu. Ja kuhu meie tähelepanu siis sageli fokusseerib, on see ebasobiv käitumine. Jah, on nii. Me hakkame justkui seda muutma, et seda enam ei oleks. Tegelikkuses aga peaks me minema sinna rivi algusesse tagasi, sinna vajaduste juurde ja teadvustama seda, kus see kõik pihta hakkab. Ehk siis seda, et kui inimesel on mingi vajadus või vajadused rahuldamata, siis tekib pinge. Ja kui need vajadused on rahuldamata pikka perioodi või on rahuldamata mitmed vajadused, siis tekib stress. Ja kui see stress ületab nii-öelda selle punase joone, selle normaalsuse piiri, selle inimese jaoks, mis ei tähenda seda, et minu jaoks võib-olla tundub see, et see pole mingi stress, oleks mul siuksed mured, nagu sul küll oleks lihtne elada, ja? Et see pole nagu see koht, vaid just nimelt selle inimese jaoks. Ja mulle täiskasvanuna ei pruugi olla alati aru saada, mis on lapse mure, mis on lapse stress ja mis on nooruki stress. Aga ma saan küsida ja usaldada ja uskuda, et see mõjutab talle stressi, see on temale stressiallikas. Sest ka täiskasvanud lähevad stressi väga erinevatel põhjustel. Ja meie täiskasvanute stressitaluvus on ka väga erinev. Ehk siis tegelikult tekib see ebasobiv käitumine lapsel enamasti sellest, et ta tunneb ennast halvasti. Ja vaadake sellisel hetkel, see lisasurve lapsele, et sa ei ole piisavalt tubli, see käitumine on lubamatu, sa pead rohkem pingutama, sa ei tohi selline olla. See ei aita seda last, sest see tekitab stressi veel juurde. Aga see on see, mida on väga lihtne teha, kui me näeme mõnda inimest, kes käitub ebasobivalt. Me ei ütle ju ratastoolis inimesele, et kuule, hakka kõndima.
Või me ei ütle ju, ma ei tea, 38-9 palavikus inimesele, kes on voodis, vaevu liigutab ennast ja ütled, kuule, ma ei tea. Saa terveks, et kaua sa siin haige oled, et võta ennast kokku. Aide, tahtasid ta esile kallitada mida? Ehk siis saame ka märgata seda, et kas see on last abistav, kui me seda teeme käitumise puhul. Sest käitumine ei ole põhjus, käitumine on mingi asja tagajärg. Ja sageli on väga keeruline leida üles seda vajadust, mis on rahuldamata, esiteks. Ja teiseks on sageli keeruline võib-olla seda vajadust ka rahuldada. Sest see vajadus ei pea olema see, et mul on kõht tühi või mul pole riidet selga panna. See võib olla ka see, et ma olen emotsionaalselt kuidagi üksi. Ja. Ehk siis see, mida me saame hakata vaatama järjest, on see, et ma mitte ei püüa ilmtingimata muuta seda ebasobivat käitumist ja ponnistada seal, vaid ma teadvustan seda, et see on mingi vajaduse täitmata olemise olukord ja ma saan teha tegusi selleks, et panustada sellesse, et see vajadus sellel lapsel või noorel saab rahuldatud. Mis iganes see siis on. Ja enamasti saan ma seda teada läbi kuulamise ja läbi küsimise, mitte niivõrd läbi rääkimise. Mu enda laps kunagi ütles väga vahvasti, et liigutan veidike. Et ta üritas mulle meeleheitlikult selgeks teha seda, et miks ta midagi tegi. Ja mulle ilmselgelt ei meeldinud see, mida ta tegi. Ja ta rääkis mulle vist juba 5. või 6. korda see sama jutt ja ma juba mõtlesin, et miks ta korrutab seda kogu aeg. Ja mul oli kogu aeg vaja talle rääkida seda oma juttu, on ju. Ja siis ta teatas mulle, et sa ei kuula mind üldse. Mina ütlesin talle, et kuulan küll ja ma võin peast öelda, mida sa rääkisid. Ja alles hiljem, kui ma selle olukorra peale mõtlesin, et mis see oli siis, miks ta, kuidas sai nii olla, et ma nagu kuulasin, ma päriselt kuulasin teda. Kuidas ta ütles mulle, et ma ei kuula teda? Ja siis ma taipasin, et ma tegelikult ei näidanud välja talle üldse, et ma teda kuulaksin. Sest kuulamine tähendab ka seda, et ma üritan sinust kuidagi nagu aru saada, eks. Ma olen sinuga päriselt kontaktis. Aga mina olin tegelikult kontaktis oma mõttega, kuidas talle selgeks teha, et see on täielik jaburdus, mida ta mulle praegu üritab selgeks teha. Ja see ei ole kontakt ja see ei ole kuulamine. Ma sain olla oma lapsele nagu südamest tänulik selle eest, et ta andis mulle märku, et ta tegelikult ei ole kuuldud. Et tema tunneb, et ta ei ole kuuldud. Ja see selgitas väga selgelt ära selle, et miks siis on niimoodi, et mina kuulen teda küll, aga tal on ikka tunne, et keegi teda ei kuule. Ja miks ta siis peab seda 6 korda rääkima, sest kui keegi ei kuule, siis tuleb korrata, loogiline on ju. Ehk siis, et see on see vahe tegemine, on ju. Et kas ma olen päriselt olemas? Ma päriselt püüan mõista seda, mis selle lapse sees toimub parasjagu või selle noore sees toimub parasjagu. Kuigi see mulle esialgu võib-olla ei tundu kuidagi loogiline, kuidas ta oma mõttekäigus liigub. Ka tunda huvi selle vastu. Sellised mõtted. Ma ei tea, kas see kuidagi aitas natukene mõelda või teadvustada või mingi idee andis selle peale, et kui need lapsed omavahel füüsiliselt kokku lähevad. Ja ma mõtlen, kas see võib ka olla mingi lahendus olukorrale või nagu laiemalt, eks ju, kui on pinget, on ju, et kui mul on see, mingi pinge on minu sees nii suur. Kui ma nagu tunnen ennast halvasti, siis ma tahan seda olukorda kuidagi muuta ja kui mul ei ole vahendeid, teisi vahendeid. Ja võib-olla on juba automatism ka, on ju,
Et kui ma ei saa seda, mis ma praegu selles suhtes tahan, siis ma lähen annan tõu. Ja kui ma selle annan, no siis ma saan vastu. Ja ma ei saa endast peksta siis lasta, siis lähebki madinaks ja lähebki üle kätte. Et kas on nagu veel mingeid viise? Koolis kunagi ühe lapsega tegime seda, et ta oli ise ka hästi õnnetu, et tal oli kogu aeg algklassi laps, et tal olid konfliktid eakaaslastega. Ja just vahetunnis ja nagu lasteaias ega väga ei olnud ja muidu ta oli siuke hästi heatahtlik. No näed, jah. Võibki olla üks reaktsioon. Ma räägin sellega seoses pärast ka ühe loo veel juurde. Aga et kohe oligi, laps oli ka õnnetu, vanemad olid õnnetud, on ju, et no mis asja, et kuidas saab ja et suhted klassis lähevad ju kaasassi ja teised hakkavad juba tõrjuma, vaatama, sina jälle teed niimoodi. Ja selle lapsega me leppisime kokku ühe koha, ühe vaikse koha, kuhu ta eemaldub, siis kui ta tunneb, et see kõik läheb liiga paljuks. Ja klassiga leppisime kokku, et kui ta läheb sinna, et keegi järgi ei lähe, aga kohe leppisime ka niimoodi kokku, et sinna ei olnud ka mugav järgi minna, et tema sai sinna minna, aga teised sinna väga järgi lipsata ei tahtnud või kui nad hakkasid lipsama, siis nad jäid nagu vahele sellega, et nad lähevad torkima. Sest mõnikord on ka tore, eks ju, teist torkida näen juba, et juba hakkab nagu närvi minema, lähen urgitsen natuke veel, vaatan, mis juhtub, et kui kaua ma pean urgitsema, et teine plahvataks. Ja see oli see, mis selle lapse tõi sellest tsüklist välja. Sellest konfliktist, sellest põrkumisest. Ja teised hakkasid teda ka hoopis teistmoodi nägema. Et mõnikord nad vajavad ka lihtsalt mingit väga selget kokkulepet, et kuidas eemalduda siis, kui mul ei ole sellel hetkel enam võimekust asja lahendada. Pärast, kui ma olen maha rahanud, siis tulen ja räägin, et mis minuga siis toimus ja mis mulle ei sobinud. Aga selle poiste looga siin, ma ei tea, miks ma ütlen poisid, tegelikult 2 lapse looga siin, mis chatis liigub, et mulle tuleb meelde, et Kodi Keller käis Tartus mõned aastad tagasi ja tema jagas oma tööst ühte vahvat lugu. Minu meelest oli see väga kõnekas lugu, ma jagan teiega seda ka. Et vanemad olid ka hästi hädas sellega, et nende lapsed kaklevad. Ja eriti nad olid hädas tegelikult sellega, et nende vanem laps teeb nooremale liiga. Ja noh, et nad koos nagu midagi ei teegi ja kuidagi niimoodi kõik see oli. Ja siis ta siis soovitas neile, et kuulge, et esiteks lapsevanemad, tahake nagu lauamänge. Ei, lapsed ei mängi meiega, mängige kahekesi. No võtke mingi mäng ja lihtsalt mängige, et küll nad tulevad teie juurde, kui nad hakkavad teiega koos mängima, kui nad näevad, et teie mängite, et te näitate eeskuju. Ühel päeval siis, kui need vanemad jälle seal siis oma mängu mängisid, siis tuli jälle see, ja siis teine asi, et nad ärge sekkuge nii palju oma laste nagu tegemistesse ja suhetesse, et laske neil nagu omavahel päriselt suhelda, laske sellel väiksel päriselt enda eest seista ja suurel nagu andke talle võimalus oma väiksema venna eest seista. Ja no ühel korral siis, kui jälle seal teisel korrusel ma sõnaru läks mingiks madinaks ja siis see väike tipa-tapa jälle alla tuli, ütlesid, et vanem venna tegi mulle nii ja naa. Siis vanemad ütlesid, et kahju küll, et saame aru, et sul on täitsa paha praegu olla, et aga noh, et mine siis ütle vennale, et sul ei sobi, et ta sinuga niimoodi käitub. Me ei oska praegu rohkem midagi aidata. Ja siis läks see väiksem sinna põka üles ja läks natuke aega mööda, tuli vanem alla. Teatas vanematele, mis vanemate sellised olete, et oma lastest ei hooli. Ehk siis mis juhtus? Juhtus see, et need lapsed said lõpuks ometi liidu luua. On ju? Ja kui sa oled kellega liidus, siis ei kakke temaga. Mõnikord võib olla see, et kui me vanemana liiga aktiivselt sekkume oma laste tegemistesse ja oma laste suhetesse, siis nad ei peagi hakkama ise endast seisma. Siis nad saavadki meie tähelepanu võitmiseks lubada endale käitumist, mida nad muidu ei lubaks. Võib mõelda, et kas need samad lapsed väljaspool kooli ka kipuvad eakaaslastega, kuidas oli, füüsiliselt kaklema, et nagu homset päeva poleks või pigem mitte, eks ju. Ma ei tea muidugi. Aga et kui see on kodune muster, siis järelikult kuidagi selle koos me
täiskasvanud ja lapsed hoiame seda alal. Me saame vaadata, et kui mina täiskasvanuna reageerin teistmoodi, ka siis olukord muutub ka teistsuguseks. No nii. Kas teil praegu küsimusi, mõtteid? Aga siis ma teen ettepaneku, et oleme juba mõnusasti siin istunud. Et teeme harjutuse. Ja harjutust võite teha niimoodi, et sa saad siis kirjutada, et mis siis edasi juhtus, on ju. Saan pärast vaadata, et teeme vahepeal harjutused. Sa võid, kui sa tunned, et su keha on väsinud ära istumises, siis sa võid seda harjutust ka seistes teha või pikali lasta. Aga et kui sa tunned, et sul on praegu täitsa okei istuda, et siis sa saad mõnusasti istuda. Ja see on hingamise jälgimise harjutus. Aga ma teen niimoodi, et ma ei alusta päris selle harjutusega, vaid ma alustan hoopis kuulamise harjutusega. Nii et miksin sinu jaoks praegu 2 harjutust kokku ja teadmata, kus sa täpselt oled, saad sa siis seda teha vastavalt nii, nagu sa parasjagu saad. Ja kui me harjutust hakkame tegema, kui sa oled sellises turvalises keskkonnas kuskil, kodus näiteks või kuskil mujal, et siis on mõnus, kui sa saad istuda niimoodi sirgelt, sest see on treening. Või siis lasta selili pikali sirge kehaga. Ja kui sa silmad saad kinni panna, siis ühest küljest on see turvarisk päris suur. Aga teisest küljest see toetab hästi iseendaga kontakti võtmist, sest et enamuse infost me saame ju visuaalselt nähes. Ja see uus info igasugune tõmbab meie tähelepanu hästi ära enda juurest, kõige selle välise juurde, mida me näeme. Et see on hästi toeks, kui sa saad silmad kinni panna. Nii et siruta ennast pisut, pane silmad kinni, kui see sulle mugav on. Ja suuna oma tähelepanu helidele. Lihtsalt kuule ja teadvusta, et milliseid erinevaid helisid sa hetkel märkad. Sa ei pea andma neile helidele mingeid nimetusi, lihtsalt teadvusta neid erinevaid. Võid teadvustada ka vaikust nende helide vahel või taga. Ja märgata, et kui su tähelepanu läheb kuhugi mujale sinust väljapoole või hakkab mõte väga kiiresti ja intensiivselt peast tööle, siis lihtsalt too teadlikult oma tähelepanu helide kuulamise juurde tagasi. Ja kuulata nüüd, mis on kõige kaugem heli, mida sa hetkel kuuled. Ja siis too oma tähelepanu kõige lähema heli juurde, mida sa hetkel suudad kuulda või märgata. Sa võid uurida, et äkki on see heli midagi sinu enda juures. Näiteks sinu hingamise hääl. Võid uurida, kas on võimalik oma hingamise häält kuulda. Ja ole hea, viigi nüüd oma tähelepanu oma hingamise jälgimisele. Lihtsalt märka seda, et kus kohas oma kehas sa hingamisest tulenevat liikumist tajud. Võib-olla tajud sa hingamist oma ninasõõrmetes. Tähelepanelikult uurida, kas su sisse hingatav
õhk erineb kuidagi sellest õhust, mida sa välja hingad või see nii-öelda see aisting seal ninas, kas on erinev. Võib-olla tunned sama hingamist oma kurgus, rindkeres või kõhus. Jällegi, kui su tähelepanu liigub hingamise uurimise juurest kõrvale, siis too teadlikult, kuid heasoovlikult oma tähelepanu hingamise jälgimise juurde tagasi. Ja vaata, kas sa saad teadvustada kogu oma hingamise tsüklit algusest lõpuni, sisse hingamise hetkest kuni välja hingamiseni ja sealt uude sisse hingamisse. Ja harjutuse lõpetuseks võid sa lubada endale veel mõned teadlikud, sügavad sisse ja välja hingamised. Olles kontaktis oma hingamisega just nii, nagu see hetkel on. Ükskõik siis, kuidas see on. Aksepteerides ja lubades endal olla ja tunnetada. Kui sa oled valmis, võid vaikselt silmad avada või pilgu tõsta. Sa olid parasjagu märgata, et kuidas sa ennast hetkel tunned. No nii. Ma tahaks anda teile võimaluse väikeses grupis omavahel korraks mõtteid jagada, et kuidas selline harjutus mulle tundus, mis ma märkasin, kas oli minu jaoks lihtne, kas ma märkasin mu tähelepanu, läks vips-vaps ära. Ja tõesti ükskõik, mida te siis parasjagu tajusite või millega te kontaktis olete, et seda natukene jagada. Ja seda kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et te saaksite kõik natuke oma kogemust jagada ja teiseks, teiste kogemus on väga rikastav. Et kuulda, kuidas teistel läheb, et saate valida jagada täpselt nii palju, kui teil parasjagu kuidagi enda jaoks sobilik on. Ja selleks ma saadan teid sellistesse väikestesse ruumidesse, et 3 kuni 4 liikmelised, et te saaksite kõik natuke rääkida ja ei oleks seda massi. Ja see, mida te seal väikses ruumis jagate, see ei jää salvestusele, see on teie privaatne ruum, kus te olete. Ja ma kutsun teid 5 kuni 6 minuti pärast tagasi. Et annab teile selle märke, et teid kutsutakse tagasi ja kui te vajutate jah nuppu, siis te saate kohe tagasi. Ja kui see nuppu ei vajuta, siis ta saadab teid tagasi sunniviisiliselt selle 1 minuti pärast, mis teil seal ekraanil tiksub. Ja siis me saame jälle siin suures grupis edasi minna. Ja mis siis uuring näitas? Ja siis õpilastel oli veel siuke noortäpp, et kust nad said siis ise ka teha harjutusi, audioharjutusi, mille olid siis sisse lugenud Eesti tuntud noored näitlejad, kes ise ka teadvalolekut praktiseerivad ja need näitlejad seal äpis tegelikult ka neid oma lugusid jagavad, et seal on lisaks harjutustele on ka selline videode laegas, nii-öelda, mida saab temaatiliselt vaadata. Ja kui keegi tahab selle noorte kursuse kohta täpsemalt teada, siis meie kodulehel vaikuseminutid.ee
on olemas see noortekursus oma ja sealt saate te täpsemalt vaadata ja vaadata, seal on ka natuke noorte kogemusi videos, mida te saate siis vaadata. Ja kontrollgrupist ma juba ka rääkisin. Ja nad mitte ainult siis ei puhanud, vaid kui oli see 5-minutilise harjutusaeg, siis nad kuulasid Eesti teemaatilisi lugusid, mida õpetajad siis lugesid ette või kuidas siis keegi seda korraldas, mõnikord ka õpilased ise. Ja mis siis võib-olla kõige suurem tulemus selles uuringus oli see, et kuna võeti ka juhuvalimi teel õpilastelt sõrme otsast vereproov, et mõõta stressihormoonide taset veres, siis siit on näha, et kontrollgrupi stressihormoonide tase veres, kuna see uuring toimus september kuni detsember, siis ootuspäraselt tõuseb, on ju, et need, kes ise oma kooliaega mäletavad või kelle lapsed koolis käivad, siis teate tõenäoliselt, mis pilk seal detsembris on inimestel või õpetajad, kes siin meiega täna kaasas on ju. Ja need lapsed, kes said seda sekkumist, kes said neid teadvaloleku harjutusi regulaarselt teha, nende see stressihormooni tase veres langes. Et minu meelest on see nagu hästi oluline tulemus, et see ei ole ka mingi, et keegi ütleb midagi või jätab ütlemata, et see on niisugune täiesti käega katsutav fakti teadmine. Mis veel siis saab vaadata, et kuna see näitas, et see stress langes, on ju, siis tegelikult meelest, kui on stress liiga kõrge, siis see mõjutab ju meie õpivõimet, meie füüsilist tervist. Vaatasime enne, et mõjutab ka meie käitumist. Ehk siis läbi selle teadvaloleku harjutuste, siis see uuring näitas, et me saame seda stressi taset vähendada. Me ei saa võtta ära neid stressoreid, aga et see on seesama, et see katus siin ei hüppa nagu iga asja peale minema, et ma ei lähe iga asja peale stressi, vaid see eesti keeles on minu arust hästi ilus sõna säilenõtkus. Et mul püsib nagu see paindlikkus selles olukorras, kus ma toimin ja kus ma olen. Teine, mida õpilased ise välja tõid, need olid nüüd need enesekohased küsimustikud, mida nad ise täitsid, kus nad ise hindasid oma enesetunnet ja heaolu, siis sealt tuli välja see, et see kurnatus, asteenia programmi läbinud õpilastel oli madalam, vähenes. Ja kui me mõtleme, et see asteenia on tegelikult nii-öelda see eelnäitaja, millest on lihtne minna üle depressiivseks on ju või ärevaks, et kui see kurnatus on väga tugev, et see seos on seal olemas, et siis vaimse tervise kontekstis on ka jälle väga väärtuslik tulemus. Eesti statistika on meil nagu ta on. Me ikkagi liigume selles suunas, et neid vaimse tervise hädasi on palju. Ja huvitavalt öeldakse kuidagi nii, et kui inimene on oma mõtetega väga palju minevikus, siis ta pigem kaldub depressiivsusele ja kui ta on väga palju olevikus, siis tema ärevustase on kõrge või mitte olevikus, vabandust, tulevikus, siis tema ärevus on kõrgem, eks ju. Et see on see koht, kus me saame siis mõelda, et kui palju me tegelikult oleme siin ja praegu. Korraks lõpetasin ära, sest mul tuli meelde, et ma pidin rekordi panema. Oih, ei pidanud. Salvestabki väga hästi. Vabandust, panen kohe tagasi. Mul ka ärevus tõusis praegu. Nii. Jah. Ja ehk siis üldiselt, eks ju, et kogeti vähem ka sellist loidus ja väsimustunnet. Keskendumisvõime oli parem. Ja seda, et jõud nagu ei taastunud, see ei olnud nii intensiivne enam. See puhkamine aitas jõudu taastada ja kui siis uuriti 4 kuud hiljem veel, ehk siis jaanuar, veebruar, märts, aprillis tehti järeluuring, siis tegelikult need tulemused jäid kestma. Eks ju, et vähem kogeti siis selliseid asju, mis siin praegu kirjas on.
et tundub nagu täitsa tore asi. Aga ega see ei läinud ka selles mõttes lihtsasti, sest et skeptikuid ju oli ikkagi, on ju. Ja ma jagaksigi teiega tegelikult ühe noormehe väga ausat ja vahvat tagasivaadet sellele, et kuidas see protsess talle tundus. Et vaatan, kas ma saan seda teile nii jagada. Nii, mis nüüd juhtus? Te ei näe, eks ju? Te ei näe seda, mida mina tahtsin, et te näete. See. Nii. Mis te näete nüüd? YouTube'i näete? Panen suuremaks. Nii. Andke märku, kui te ei kuule. Ma loodan, et te kuulete. Kuuleme. Algul, kui see meie kooli nagu tuli, siis ma olin üpris skeptiline, et ma ei arvanud, et see on midagi head nagu on. Et on üpris igaga niimoodi. Nagu ma väga ei uskunud sellesse, nagu, et mingi harjutused ja mingi niisugune asi nagu aitab sinu sisemist nagu. Ma ei uskunud sellesse väga, aga nagu me neid harjutusi hakkasime tegema, siis nagu tundus, et see aitas ja aitaski. Kui võistlustele minek on, siis vahepeal ikka tekib närv sisse ja nende hingamisharjutustega ma proovin nagu seda närvi maandada ja see töötab ka. Ja kui mingid suured tööd on, siis ikka proovid rahulikumalt hingata. Ma ei teadnud, et ma oskan nagu nii hästi süveneda või nagu ma ei oska seletada, et nagu tavaliselt kogu aeg nagu väga ei süvenenud asjadesse, et nagu et teen ära ja ongi kõik, et aga nagu nende harjutustega nagu ma suudan rohkem süveneda ja asju tähele panna. Minu mõte oleks see, et nagu oleks koolides nagu teatud inimene, kes nende vaikuste minute harjutustega tegeleks ja siis annaks nagu terve aasta jooksul, nagu terve koolide vältel annaks sulle nagu neid harjutusi ja oleks nagu teatud tund selle jaoks. Sa saaksid endale süveneda ja neid harjutusi teha. Mõned ikka on niisugused, et nad ei usu sellesse niimoodi, et peaks uskuma, et see aitab kindlasti. Vot selline jagamine siis. Nii. Kas teil ja võib-olla see, mis nagu veel siia juurde võib tuua, on see, et nendes koolides, kus siis tehti tõesti seda nii-öelda üsna maksimumi nädalas, ehk siis lastega tehti teadusharjutusi kuskil nädala jooksul 62–65 minutit või 2 kooli 12. Teistes olid need sagedus väiksem, õpetajad märkisid, eks ju, uuringu jooksul ka üles palju nad täpselt on teinud harjutusi. Et siis seal tuli eraldi veel see, et vähenes ka see ärevuse ja paanika sümptomite hulk või intensiivsus. Nii et selline vahva tulemus veel ka. Ja jällegi meie kodulehekülje peal on, kui te lähete vaikuseminutid.ee peale, siis on seal ka kokkuvõtte sellest uuringust. Saate vaadata täpsemalt. No nii, kuidas teil on? Kas teil on tekkinud nüüd veel küsimusi? Sest me vaikselt hakkame kuidagi mõtestama, tõmbama oma mõtteid kokku ja mõtestama seda meie tänast kohtumist. Et see, mida ma tahan teiega veel jagada, on see, et äppinduses ja App Store'is on olemas ka vaikuseminutite äpp, mis on täiesti tasuta allalaetav ja sealt pealt saate te kohe kätte 4 audioharjutust, mida te saate enda või oma lähedaste hüvanguks juba kasutama hakata. Ja teine koht, kus te saate audioharjutused osaliselt kohe kätte ja vaadata ka neid, kuulata õigemini ka neid vahvaid noori näitlejaid, on jällegi meie see vaikuseminutid.ee kodulehekülje peal, seal ees on niisugune roheline kast nagu proovi ise.
ja näitan teile vist korraks seda ka. See on kuidagi selge. Nii. Et see koht siin, see vahva rõõmsa tüdrukuga, et kui te lähete siia peale, siis siit te saate ka vaadake juba mitu audioharjutust kätte ja neid kogeda. Ja need on siis sealt noorteprogrammist harjutused, mis on Eesti näitlejate sisse loetud. Ja kui ma enne ütlesin, et programmi kohta saate rohkem, siis on see noortekursus oma siin. Et siin on veel kogemuslugusid ja siis ka selline visuaal sellest noorteäppist, mis selle programmiga kokku käib. Ja siis ma rääkisin veel uuringutest, on ju, sellest uuringust, mis on ka kohe avalehel, kui te lähete. Saate siit lähemalt vaadata ja uurida ja lugeda veel selle kohta. Kui teil hetkel ei ole küsimusi, siis ma tahaks, et te omavahel korraks kuidagi teadvustaksite seda, mis te siin täna endaga kaasa võtate ja milliseid mõtteid või tundeid see kogemus teis äratas. Ja see on ikka sellepärast, et vaadake, tehti kunagi siin teles ka näidati vahvalt uurimust, et vaatad YouTube'ist video ära, on ju, tundub, jumal selge, teen nii, teen naa ja ongi valmis, on ju. Ja siis lasti inimesel mitu korda vaadata ja anti neile siis võimalus, et tee siis, tundub juba lihtne. Ja siis selgus, et ei tule nagu see tegemine ikkagi niimoodi välja, et see tegemine tuleb ikkagi ainult siis välja, kui see kuidagi läbi minu käib. Ja seetõttu ma pean nagu hästi oluliseks täna ka seda aega, et te saate kõva häälega ise sõnastada enda jaoks ära midagi, mis teid kõnetas. Ja 2 mõtet, mida te võiksite sõnastada. Üks on see, et millise mõtte võtan täna siit kaasa. Ja see võib olla ka see koht, et mitte ühtegi. See on ka teadvustamise koht. Ja teine, et mida ma teen lähiajal teadlikult, kas siis enda, oma lapse või õpilase vaimse tervise toetamiseks. Heaolu toetamiseks laiemalt ka, miks mitte, on ju. Ja ka see, et millal ma seda konkreetselt teen. Ja see link, mis siin all on, panin need küsimused teile ka chati ja selle lingi ka. See on see link, kus te oma grupiga, kellega te nüüd lähete, saate natuke aega jagada, paneksite mõned märksõnad kirja, et see on meie ühine Drive'i dokument. Et seal nii-öelda siis kõik saavad korraks visata pilgu peale veel, et mis kuskil olulist kõlama jäi ja võib-olla mõne grupi märkamine kuidagi inspireerib ja tiivustab samamoodi. Et ma saadaks teid ja kui siis teil grupis kerkib veel mõni küsimus, siis olge head, võtke need ka kaasa, et ma veel lõpetuseks annan selle võimaluse veel küsida või arutleda mõnel teemal, mis meil kuidagi nagu oluline veel on sellel hetkel. Jah? Me vahetasime, küsimus on see, et kas vaikuse minutit lehel lisatakse ka uusi harjutusi. Et me vahetasime nad mitte hiljuti või mõnda aega tagasi välja, et me seal väga niimoodi aktiivselt neid ei vaheta. Et need, mis seal on nii-öelda vaba varana kättesaadavad. Et võimalik, et me vahepeal vahetame, aga et iseenesest on olemas siuke raamat, kus on ka 8 harjutust tekstidena. Ja see on nüüd näiteks raamatukogudes olemas. 8 raamatukogudes olemas, aga seda saab ka raamatupoest osta või vaikuse minutitest tellida. Selline. Ja teised 2 raamatut, mis meil on, mis on sellised, kui te võib-olla kuskil näete, on need koolitusraamatud, mis on 2-päevane, et vaikuse minutit teha lastega. Ja siis 12 koolitust, mis meil on õpetajate koolitus või üldse täiskasvanute koolitus on 3, siis nendel 2 koolitusel saab nagu eraldi koolituse äppi juurde. Ehk siis need harjutused, et täiskasvanu, kui ma tahan õpetajale endale teha, et siis ma saan selle teadliku õpetaja
äpi endale ja kui ma tahan nagu täiskasvanud inimesena iseendale neid harjutusi ja lähen teaduloleku kursusele, siis ma saan sealt selle teaduloleku kursuse äpi, et see harjutuste pagas mul sealt nagu hakkab laienema. Neid 2 raamatut saab baaskoolituselt kaasa, ehk siis need on nii-öelda koolitusmaterjal. Et neid meil kuskil eraldi ei müüda. Ja noortekursuse raamat on meil ka õigemini töövihik, niisugune vahva. Tõstan korraks selle kleepsu osa, et niisuguse vahva visuaaliga üks noor ise on joonistanud, loonud kogu selle noortekursuse visuaali väga ägedasti. Et need on nagu nii-öelda kursustega koos. Jällegi, et kui te siin meie kodulehekülje peal vaatate, siis need erinevad kursused on seal täitsa olemas. Mida seal veel ei ole, on see meie kõige uuem pesamuna, mis on siis mõeldud peredele, kus on lapsed kuskil vanuses 6–10, on perede veebikursus, mis on 4-nädalane videosalvestistega, kus me siis lastega mängime ja sealt saab klippe saab siis nii-öelda koos lastega vaadata. Aga et kohe, kui me saame platvormi tööle, siis see info ka üles läheb ja saab see kättesaadavaks, et täna me oleme saanud hooandjatele selle kursuse juba avada, aga laiemale avalikkusele kahjuks veel mitte. Et selline info. Ahah. Ja kes on baaskoolituse läbinud kuskil 5 aastat tagasi, siis me alustasime tõesti paberitega. Et me oleme vahepeal arenenud, need raamatud on tulnud järjest meile juurde. Et ja, ju siis niimoodi tõesti võis olla, et siis te saite esimesel aastal vist oli see, kus me jagasime kõik harjutused, printsime välja ja jagasime. Saime aru, et see pole üldse mõistlik. Vot. Aga ma saadan teid siis gruppidesse. Ja äkki on tore olla samade inimestega grupis. On ju, juba natuke olete tuttavad. Kuigi vist ei õnnestu mul, sest et ühes grupis on kuidagi väga kahtlaselt palju inimesi. Aga ikkagi, ma saadan teid siis 10 minutiks jagama ja vaadake siis, et igaüks saaks natukene sõna. Aga siis ma oleks hästi tänulik, kui iga grupp saaks öelda ühe mõtte, mis neil nagu kõlama jäi. Et esiteks see võib-olla sellele meie ühisele grupile kasulik ja teiseks ma väga väärtustan seda, kui ma kuidagi kuulen, et mis teie jaoks kõlama on jäänud. Et 5 gruppi oli teid, et kui te teate juhtumisi, et kes on esimene või teine või 3. või 4. või 5, võiks selles järjestuses minna või lihtsalt, et kes kuidagi ütleb selle ühe mõtte kõlama grupist, et siis saab igast grupist midagi ehk. Elame olevikus, aitäh! Kas miskit veel? 5. grupist jäi kõlama see, et väga põnev oli ja tore lektor ja peab edasi uurima seda asja. Ja, aitäh! Kui on väga põnev, siis teate, ma tegelikult võtsin 2 raamatut veel käe. Need on ka väga põnevad raamatud. Lapse ajukeskne kasvatus igas vanuses lastele ja ajutorm teismeliste laste vanematele. Et hästi-hästi soovitan. Et kui ei ole veel lugenud, siis võite võtta öökapi raamatuks. Aitäh!